raadiosaade Vaba Sõna. Põnevatest teemadest räägivad saatejuht Anti Poolamets ja huvitavad saatekülalised. Tervist, head Vaba Sõna kuulajad, mina olen saatejuht Anti Poolamets, nagu ikka, ja olen täna stuudiosse kutsunud 2 tublit Rakvere volikogu liiget, Aarne Mäe, tervist! Tere! Ja Martti Kuusiku, tervist! Tervist! Mõistagi tuleb täna juttu ennekõike Rakvere asjadest, aga enne me viskame pilgu peale ka kogu kampaaniale, milline pilt siis ka üle riigi avaldub. No üks asi, mida me siin Lääne-Virumaal näeme, et teatud radikaliseerumist võib tunda, et EKRE-t kardetakse. Väike-Maarjas on üks video, kus üks Reformierakonna toetaja ähvardab autol ja siis reklaamid maha rebida. Viru-Nigulas kasutati halduslikku omavoli ja tõmmati EKRE plakatid maha. Ene Mutik oli see vallaametnik, kes seda rünnakut korraldas ja seda vaatamata kõigele sellele, et terve pakk pabereid oli valda esitatud, et ju siis oli ikkagi üks 0,1% pabereid veel esitamata. Aga see on halduslik omavoli, et niimoodi võib lõputult kiusata. Aga head saatekülalised, mis mulje teil on Rakvere linna pildist või üldisest Eesti pildist? Kampaania plakatid või ka siis need EKRE vastased rünnakud. Ma väga ei näe, et teiste plakateid soditakse. No mina näen, et on siin Lääne-Virumaal 2 selgelt eristuvat omavalitsust, kus ikka selle võitluse iseloom on, kuidas öelda, kergelt inetu. Et ülejäänud omavalitsustes, ehk et kõne all on siis eelkõige Väike-Maarja ja teine on siis Viru-Nigula. Et Väike-Maarja puhul me nägime siis eile tegelikult sellist videolõiku, kus üks kohalik ärimees piltlikult Reformierakonna toetajad on kohe teada ja tunda inimene. Ja ähvardas vist, nagu ma aru sain, siis sellise varavastase kuriteoga ühte meie inimest, kes oli oma auto parkinud minu teada vist avalikku parklasse. Väike-Maarja keskusesse, täiesti normaalsesse kohta, mitte tema õue. Ja auto ukse peal oli suur logo, EKRE logo ja ma saan aru, et see siis mõjus umbes niimoodi nagu härjale punanrätik või siis saatanale püha vesi või midagi sellist. Ja ei no nagu täiesti nagu liiklusraevust hullunud tegelane oli. Et ma mõtlen, et ikka peaks ilmutama või olema inimesed, eriti kui nad kandideerivad veel rahvaesindus, eks ole, mingisugust normaalset rahulikult toimetamise võimet. Et see, mis seal nägime, see oli küll selline eksalteeritud, nagu täiesti nagu endast väljas, mingi liiklusvähedane situatsioon. Ja ähvardamine. Ei, ta lubas ju selle üle värvida, võõra vara, nagu, et ma olen lihtsalt värvin üle selle. Et Rakveres ei ole midagi sellist ja ka kuskil mujal. Minu arvates on selline üsnagi aus võitlus, et las parim võidab põhimõttel ja kõik saavad rahulikult oma sõnumit edastada, eksponeerida oma... Ma siin pisut oponeerin, plakatite lõhkumist, jah, kui seda nüüd käsitleda, siis on enam-vähem see halduslik omavoli Viru-Nigulas oli muidugi jõhker, et lihtsalt saadeti valla töömehed. Arvatavasti on seal ikkagi mingid kellegi karvane käsi ka mängus, kes ametnikku mõjutas, et saaks EKRE plakatitest lahti, aga see trikk, kuidas valimisliitudesse on peitunud sama erakonna liikmed, kes kõrval kandideerivad oma nimekirjaga, vaat see on pettus. See on lausa tünga tegemine, võib rahvalikult öelda. Et kas te seda olete märganud? No kui veel plakatitest rääkida, siis jah, see on ikka uskumatu, et sa lihtsalt ei või oma maa peale panna, mida tahad. Et ma saan aru, kui ta mingi tee ääres nagu Maanteeameti vaates, et on nagu häirib. Aga kui ta on ikka oma maa ja seal eelnevalt on küsitud ja nad on hakanud siis kummi venitama meelega, võimu juures on olnud teised. Et see on nagu, täiesti nagu uskumatu. Mis puudutab Rakvere pilti, siis muidugi kõigepealt tulidki mingid hiiglaslikud plakatid, millega Krossi lagunev tsentrum nagu ära illustreeriti, et need on nagu vähe ilusam, aga eks ta pärast valimisi võetakse maha, siis on jälle kole. Et
et sellised nagu Gullivari maailmas käiks hirmutavad näod on seal. EKRE-l on ka näod üleval, aga minu meelest nad ei ole sellised, mis ikkagi päris linnapildi ära koormaksid. Üle suurused, et need ei ole ka eriti normaalsed, kus juures seesama erakond, kes need suured iglastikud pildid panid, neid ei ole näha kuskil, et nad inimestega suhtleks. Ja seda oli näha ka, kui nad linna valitsesid, nad ei suhelnud inimestega ja sellest tekkiski hulk probleeme. Aga meie nagu kui pettustest, siis muidugi me oleme kuulnud ju palju igasuguseid häälte ostmise katseid ja ka edukalt läbi viidud katseid, et siin on lausa kuulda olnud, mis on hinnasildid, hinnalipikud on juures häälel, et sellist jama on alati ja see ei lõppegi ära. Ja aga sellist viinapudeli eest joodikult ostmist, seda on läbi aegade räägitud, aga see ei ole päris see, mis e-valimiste puhul, et e-valimised on lausa tööstuslikuks väidetavalt selle muutnud, et meeskonnad käivad ringi, maksavad kindla raha, lasevad inimesel kaardi ID-lugejasse panna ja siis kontrollivad veel koha peal üle, kas andsid siis sobivale kandidaadile hääle. Lõpuks võivad veel kõik petta saada, aga need, kes hääle ostsid, sest valimisserveris korraldatakse veel omakorda kõik ära. Aga mis kampaaniasse veel puutub, siis on nagu naljakas siin nagu kohalikule või üldse mingi arusaam siin mingit nii-öelda ajakirjanike poole pealt, et ühel päeval kirjutatakse, miks ei ole sõud, miks ei ole tsirkust, miks ei tehta midagi, et igav on ärrased ja siis teinekord on jälle tuleb sama autori pealt juhtkiri või mingi repliik või mõne teise autori pealt, et nagu vastandlikud nagu need, et üks ütleb, et teeme nüüd tsirkust ja siis kui tehakse tsirkust, et miks te häirite mind oma pastakatega, miks te tulete siia poe ette inimesega suhtlema ja et miks kogu aeg nagu ei ole meil rahu, eks ole. Et nii vastandlikud arusaamad või ei olegi põhimõtteliselt arusaami. Ja ma räägin, mina nägin sellist asja, ma nägin Terevisioonis, siis ETV Terevisioonis oli juttu Rakvere valimistest ja seal oli Virumaa Teataja peatoimetaja Eva Samolberg. No ma ei ole nii nagu erapoolikut nagu ammu näinud, erapoolikut kommentaari. Seal oli nii, et väga hästi on Isamaa kõike teinud, opositsioon ei ole mitte millegiga hakkama saanud, midagi nad ei tee, ta oleks nagu olnud Isamaa promootor ja see ei olnud ka aus, sellepärast, et opositsioon just hiljuti võttis lahti viimati selle alatu endale hüvede määramise ebaseaduslikult. Kusjuures me tegime selle avalduse juba kevadel selle määruse kohta, mida nad tegid ja õiguskantsleri vastus juhtumisi tuli kenasti enne valimisi, mis tekitas furoori, ehk siis, ja mida tegi Virumaa Teataja, ühe uudise tegi ja siis nagu ei tulnud sealt enam mitte midagi, jättis näiteks Evelin Poolametsa artikli avaldamata. Evelin Poolamets muide tegigi selle kaebuse õiguskantslerile, sest ta on ise Vinni volikogu esimehena tahtis teada, kas nii ikka tohib teha ja selgus, et see oli täielik juriidiline ämber ja ma tahtsin veel lisada korraks veel enne, kui me läheme selle suure ämbri juurde, et proua Samolberg on küll minu eest täiesti lati alt läbi jooksnud ka sellega, et ta ju tegi libauudise Virumaa Teatajas pärast teatrikinos toimunud debatti minu kohta, kus ta ütles, et aga näete, Anti Poolamets tutvustas minu lapsele sooneutraalsust. No kulla inimene, sa võtad lapse täiskasvanud debatile kaasa, seal räägiti isegi narkokuritegudest, seal räägiti, et Rakvere on narkopealinn. No ja siis kaevata, et kuule, Poolamets tutvustas, nagu ma oleks lapsel käest kinni hoidnud, et aastas saab 2 korda sugu vahetada. No see on ju libauudis, kallis proua Samolberg, et see ei ole ju normaalne nagu maakonna ajakirjandus, siis peate endale mingi erakonna lehe välja kuulutama, sotsiaaldemokraadid või, ja ma tegin ka kaebuse pressinõukogule, et nii ei tehta, et head inimesed, et tagajärg ongi see, et inimesed, kes tahavad huvitavat ja head poliitilist analüüsi, kuulavad meie saadet Vaba Sõna, nii et ja uusi uudiseid kuulamas. Aga ühe asja veel, kui me enne veel, kui me läheme selle põletava Rakvere teema juurde, kõik valima, sest kodanikukohust tuleb täita ja kui üldsegi tahta normaalsust taastada Eestis, siis muidugi EKRE. Aga nüüd nagu lubatud, võtame ühe pähkli ette, ehk see oli siis Rakvere juhtide endale hüvede määramise määrus. Martti Kuusik, sina kirjutasid veel eraldi artikli Virumaa Teatajas, ime oli, et see läbi läks, aga see oli vastulause, sellepärast nad ei saanud ju avaldamata jätta. Miks sa selle vastulause üldse kirjutasid?
ma natukene siis tutvustan seda võib-olla probleemi enne ka, millest jutt tuleb, eks, sest et võib-olla kõik kuulajad ei ole kursis sellega, mis Virumaa Teatas on avaldatud. Et probleemi mind käivitas või mind pani liikuma see vastulause kirjutada muidugi ajakirjanik Aivar Ojaperve artikkel kõnealusest volikogu istungist, kus seda teemat siis arutati ja tegelikult sellele järgnes ka veel juhtkiri. Ja miks see mind liikuma pani, oli see, et ma lugesin sealt nagu diametraalselt erinevat arusaama sellest, mis seal minu arvates tegelikult toimus. Et mina olin ju seal volikogul koha peal sündmuste epitsentris ja siis ma loen ajakirjaniku kajastust, mis on tõesti nagu kogu olukorra pea peale pööranud. Ja nagu Samulbergi juhtumil. Ja tunnustan vähemalt selle eest tõesti siis ka Virumaa Teatajat, et ta selle vastulause avaldas küll. See on ajakirjanduse eetika koodeksis nõutud, et vastulaused tuleb avaldada, nii et nad olid sundseisus, ma arvan, et nad muidu hea meelega ei avaldanud, aga räägi täpsemalt, mis siis tegelikult juhtus, ma olin ka seal, aga refereeri headele kuulajatele, et see on nagu nii mitmekihiline lugu, sellepärast, et okei, see määruseks või nii-öelda volikogu konkreetse päevakorrapunkti arutelu, see on nagu üks konkreetne asi, mida arutati ja nii edasi, aga miks on ta mitmekihiline, et see tegelikult näitab seda, et kuidas töötab meil võimul olev seltskond. Koalitsioon praegu, Isamaa koalitsioon, kes on tõesti nüüd nagu või keskmaa. No keskmaa, sest nad koalieerusid Keskerakonnaga. Isamaa pluss kesk. Või siis võtsid keskerakondlased üle. Kuidas töötab ajakirjandus, meil siin kohalik. Ja kuidas on nagu kogu olukord selles mõttes ka pea peale pööratud, et kui nagu minu arvates normaalse käsitluse järgi ajakirjandus on just nimelt nagu valvekoer, mis peaks nagu ühe neljanda võimuna ohjeldama võimu kuritarvitusi. Siis meil Rakveres küll jah, tegelikult on paraku nii, et ajakirjandus tegelikult lihtsalt kiidab takka neile, kes on võimul ja kui opositsioon siis nagu teeb ükskordki väga eduka koos operatsiooni, saab ta selle eest kohalikud ajakirjanduselt nagu sõnatus mõttes pähe. Valesti tehtud, halvasti tehtud ja totter tulemus. Kuigi tegelikult on olukord absoluutselt nagu 180 kraadi vastupidi. Aga tuletan meelde, et see on see sama määrus, mille vastu me võitlesime, et linnaisad saaksid ennekõike siis kõige kõrgepalgalisemad poliitilised ametnikud, abilinnapead, volikogu esimees ja linnapea saaksid endale erihüvesid ehk siis prillihüvitist, massaažihüvitist, toitumishüvitist, liikumisürituste hüvitist, autohüvitist, telefonihüvitist, see oli pikk nimekiri. Ja seda me jõuame ka kohe natukene veel käsitleda, aga miks see jõudis üldse nagu päevakorda ja arutelu oli ju see, et nii-öelda algselt see määrus oli vastu võetud nagu suhteliselt ammu aega tagasi. 2013 kehtis määrus. Ja seal oli sees üks üsna oluline viga, nimelt see, et ei olnud järgitud sõnasõnaliselt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ette nähtud punkti, et volikogu tegelikult see ei ole vist päris nii, kas me räägime samast asjast, et nad kogu see määrus tuli uuesti päevale sellepärast, et nad tahtsid 500 tõsta oma autohüvitist, aga siis nad mõtlesid portsu uusi hüvitisi välja ja keerasid selle määrusega nässu kevadel ja siis delegeerisid õiguse hüvesid määrata volikogult ära ja linnavalitsus ise määrab endale massaažihüvitisi, see oli nende mõte. Jah, ütleme siis niimoodi, et anyway, see tuli nagu meil uuesti arutusele sellepärast, et see eelmine käsitlus oli igal juhul ka õiguskantslerile vastu võetamatu, sest see rikkus nagu konkreetselt nagu seadust. Mitut seadust, jah. Ja selle üle, et selle üle vaidlust ei ole, et see määrus oli vaja igal juhul parandada, eks ole, nii nagu õiguskantsler seda ka volikogule soovitas teha. Ja see oli siis eelmise nädala kolmapäeval. Et kolmapäevasele volikogu istungile tõi siis koalitsioon justkui nagu asja parandamise eesmärgil selle eelnõu hääletusele, aga opositsioon leidis, et see on endiselt väga toores asi. Ja miks ta siis oli toores? Et põhjus oli see, et jah, et mingisugused hüved olid justkui algsest versioonist eemaldatud ja need on tegelikult ka võib-olla oluline siin üles loetleda, et need olid kujutage ette, et algses versioonis, mis tuli siis koalitsiooni poolt justkui seaduseks vormistamisele, olid sellised hüvitused nagu
linnapeale, abilinnapeadele, linnavalitsuse liikmetele justkui tuleks siis hüvitada kulutusi hambaravile, taastusravile, kujutage nüüd psühholoogilisele ravile, füsioteraapiale, logopeedilisele ravile, toitumisnõustamisele, nii, et need olid siis nüüd nagu kui sellised nagu ikkagi nagu üsna liialduslikud väga liialduslikud. Need olid nüüd sellest eelnõust välja võetud, aga seal endiselt meie survel. Aga seal endiselt oli selliseid üsna sinekuurlikke soove ausalt öelda, seal oli nii, et näiteks kuni 30% võiks saada siis näiteks linnapea või abilinnapea kolleegi ehk siis teise äraoleva linnapea või abilinnapea asendamisest palka. Noh, oleme nüüd nagu praktilised inimesed. Kui keegi läheb puhkusele, siis iga on ju selge, eks ole, et üks võib teist asendada, teine võib kolmandat asendada, kolmas võib esimest asendada. Kui meil on nagu palgatase, et abilinnapea palgatase täna on 3837 eurot, linnapeal 4342 eurot. Kas tõesti selliste palgatasemete juures me hakkame küsima, meil on ülbust veel küsida asendustasu mingi selle paari nädala eest, mida me peame justkui, ma teen ju samal ajal oma tööd niikuinii, kui ma seda kolleegiga asendan, ma ei ole nagu täiendavad mingisugune 8 tundi veel või ma ei tea, mis iganes 5 tundi, 6 tundi veel tööl, eks ole. Praktilises elus puudub sellise asendustasu. Ja kusjuures, ja lisaks veel oli volikogu liikmete tasu tõus, mida meie ei pooldanud, et see oli teine punkt küll, eks ole, see ei olnud see oli samal päeval, samal päeval, aga see oli eraldi punkt, eks ole. Aga nüüd tulles tagasi asja juurde, ehk et mingid asjad olid sealt ära võetud, aga näiteks see samane asendustasu oli sisse jäetud, selle vastu me olime konkreetses eelnõus, aga mis kõige peamine, endiselt oli selles eelnõus mustvalgel kirjas, et lisatasu linnapeale, abilinnapeale määrab linnapea. Ja see ettepanek on vastuolus nii seaduse kui ka elementaarse juhtimisloogikaga. Ja minu arusaamisel oli see ka üks põhiprobleem, mis õiguskantslerile ei sobinud. Ja mina nüüd nagu ausalt öelda siiamaani ei saa aru, kas see oli lihtsalt tööõnnetus neil. Või nad tõesti nagu arvasidki, et see nagu peaks kuidagi... No see ei saa olla tööõnnetus, sest Pomerants oli üks skeemi eestvedajaid. Vaata, kui kevadel see tuli volikokku, siis ta juba hakkas rääkima. Aga teeme ühe lugemisega. Milleks need mitu lugemist on üldse ühe eelnõu lugemised, et üldse märgataks, mis seal eelnõus kirjas on, ja saaks kontrollida, pressis läbi ühe lugemisega. Siis see juba meid niivõrd häiris, et me tegime kaebuse õiguskantslerile. Ja nüüd hakkas sama jutt, teeme ühe lugemisega, saaks kähku kaelast ära. See on nagu petokaup, mida oma massaažihüvitist püütakse iga hinna eest läbi suruda pettusega, ühe lugemisega, see ei ole normaalne. No nii, ja siis koha peal oli meil selline võimalus, et me tegime siis nagu käigu pealt sinna neid muutusettepanekud sellesse eelnõusse, ehk et ma ise nagu esitasin neid ja ütlesin, et kuulge sõbrad, et võtame nüüd välja selle asendustasu sealt, võtame välja seal mingisugused pisitasusid, mida me olime, seesama prillide hüvitusest, eks ole, et kuulge tõesti, et sellise 4000 palgaga me jõuame ise ka neid prille osta, me jõuame ise ka nagu käia rahvaspordi ületusel, no ei pea neid hüvitisi seal olema, eks ole. Ja tegime need ettepanekud, aga siis enne hääletamisele minekut opositsiooni poolt tuli nagu ettepanek, et võtame väikse vahe, arutasime asja ja kuivõrd me nagu nägime, et tollel päeval häälte arv oli selline nagu opositsiooni ja koalitsiooni poolt, et me tegelikult võime minna ka kohe otse lõpphääletuse peale, siis me peale vahega ma võtsingi selle meie täiendavad ettepanekud tagasi just nimelt selleks, et lõpphääletuses lasta see samane vigane eelnõu kohe põhja. Ja nii läkski, et kuna opositsioonil oli täpselt sama palju juhtumise hääli kui koalitsiooni sel hetkel, et üle poolt hääli ei tulnud, mis tähendab, et see eelnõu nii-öelda blokeerisime ära, see ei läinud läbi. Kokkuvõttes koalitsioonist tuli puudulik eelnõu, opositsioon tegi head koostööd, see puudulik eelnõu läbi ei läinud ja nüüd edaspidi lihtsalt tuleb teha normaalsed parandused, tulu uuesti volikogusse, kui see on nagu adekvaatne asi, võetakse ilmselt vastu, kõik on hästi. Ehk et volikogus opositsioon tegi väga head tööd tegi. Aga sai sõimata ajalehel. Ja nüüd ongi, minu suureks üllatuseks, ma ei mäleta, kas siis järgmisel päeval või ülejärgmisel päeval loen Virumaa Teatast nagu üllatusega. Kelle artikkel see oli? See oli Aivar Ojapäev. Et meil pealkirja oli midagi sellist, et välja kukkus nagu kuidagi totter lahendus või midagi taolist, sellised epiteedid kõik.
aga mis siis asja sisu oli, et loen veel, et ajakirjanik kritiseerib seda, et volikogus opositsioon üritas teha sisulist tööd, kujutage ette, eks ole. Sisuliselt võtta neid punkte välja, mis ongi sisuline probleem. Ja justkui nagu see oli nagu siis nagu kuidagi negatiivselt hinnatud asja ajakirjaniku poolt. Ja ma ei ole sellega absoluutselt nõus ja selles oma selgituses vastuluses kirjutasin ka, et tõesti, et nagu taevale tänu, et meil on volikogus säilinud see tung tegelikult arutada igal võimalusel just nimelt seda nagu sisulist poolt. Et ma olen nagu väga-väga rahul sellega ja kes iganes ka järgmises volikogus on, et nagu väga suur soovitus, et alati igal võimalusel ärge laske näiteks nagu aparaadil ennast ära rääkida, alati arutage eelkõige just asja sisulist poolt, ärge laske endale mingisugused seaduse pügalad ega kantseliiti nagu ära uputada, eks ole. Te olete volikogus selleks, et tõesti nagu esindada normaalselt sellist inimlikku arusaamist asjadest, mis on õiglane, mis on õige ja just nimelt sisulise poolega tuleb tegeleda. Ja mina arvan küll, et jah, et me ei jõudnud kuhugi mitte mingisuguse totrasse olukorda, vastupidi, jõudsime nagu väga normaalsesse olukorda ja ajakirjandus siinkohal just nimelt oleks pidanud opositsiooni ilmselgelt kiitma ja tegelikult oleme ka nagu ise selles rollis, et nägema, et sellel uudisel oleks saanud ainult võib-olla nagu mingisugust 12 pealkirja olla, näiteks niimoodi, et järjekordselt tõi Rakvere võimukoalitsioon nagu täiesti praak-eelnõu sisse. No, oluline on või siis, et koalitsioon nagu pidurdas sellise suure praak-eelnõu. Et need oleksid saanud selle asja uudiste pealkirjad olla, mitte see, et koalitsiooni või opositsiooni tulemusel me oleme täna kuskil totras olukorras. No Virumaa Teataja peaks lihtsalt objektiivne olema, mitte hoidma vasakule ega paremale kellegi poolt, vaid olema objektiivne. Just, ja selle vastu nad eksisid korduvalt. Ja ma saan aru, kuidagi ajakirjanik nagu oli eriti kuidagi pinges sellepärast, et me nüüd ei jõudnud mingisuguse lõpplahendini, mis kuidagi nagu õiguskantsleri kriitika pärast oleks olnud oluline, nagu sõbrakesed, et me ei saa ju nagu vigase asjaga asendada vigast asja ja jõuda nagu normaalse tulemiseni, et ega siis, ja teine asi on, me ei tee nagu õiguskantsleri märkuste pärast mingeid asju, me teemegi asju selle pärast eelkõige, et asjad oleksid korraldatud võimalikult õiglaselt ja loogiliselt. Ma ütlen, et see Rakvere oludes oli suur pauk, et õiguskantsleriga väga karmi kirja kirjutas, ja siis hakati seda pehmendama, et see oli ikka juriidiline läbikukkumine, sisuline läbikukkumine ja Aarne, kas see sinu jaoks ei tähenda lihtsalt, et ühed ja samad kakud, nagu see ühes artiklis ütlevad, istuvad kogu aeg oma pesas võimu juures ja enam ei hooli üldse sellest, et joone peal olla. Ma tahtsingi võtta kinni ka, et sellest, et mis siin Marti ja sa ise rääkisite, et meil just ka opositsioonis, kui keegi järgmisena valitakse, jääb ka opositsiooni, et tuleb kindlasti teha häält ja küsida ja nõuda ja uurida, et selline ülbus, mis sealt vastu võiks, ma isegi ütleks, et selline toksiline õhkkond, et see on nagu nii nagu läbiv ja sellest tuleb nagu lahti saada nende. No praegu nad ongi üks erakond, seal ei ole koalitsioon, sest seal on üks erakond, nagu juhib aina seda. Nõukogude ajal olid külanõukogud, siis olid kõik punased ühest parteist. Aga nüüd on nad niimoodi, et kuule, koputame selle ära, mida te viidate aega, vaata, saame minna sülti sööma. Et teeme ruttu ära, kõik on korrad, põu. Ja siis kui hakkad nagu uurima, näed midagi, mis seal on, ja siis tuleb veel meedia ka, ütleb, kuule, mis te nüüd teete? Ära sega volikogu tööd. Jah, et ära sega, mis te segate volikogu tööd? Et see on nagu täiesti, nagu see ülbus ja selline arrogantsus, see on nagu vastuvõetamatu. Ja just sellel seltskonnal, kes praegu seal, mõned nendest muidu, mitte kõik osad on lihtsalt vait. Meil seal, ma ei saa ka aru, miks mõni inimene veel kandideerib, kui ta pole isegi häält teinud kunagi seal. Aga ju siis on magus olla, saab endale mingi hambahüvitised ja massaasid siis kuskilt rahva rahaga. Ei, volikogu liige seda ei saa ja ei ole ette nähtud. See on muuseas see hüvitiste punkt aga veel eraldi, millest võiks natuke nagu rääkida. Jaa, aga lähemegi hüvitiste punkti juurde. Et seal oli ka kummalisusi ju, et jutt oli ju siis volikogu hüvitistest. Ja, et ma alustaks sellest, et eelmise nädala volikogus. Ühesõnaga jõuab meile lauale eelnõu suurendada volikogu liikmete hüvitisi, selle volikogu liikme töös osalemise hüvitisena. Ja nagu lambist, nagu 2 korda, nagu lihtsalt nii, 2 korda. Ja seletuskirjas on siis täpselt nagu 5 rida, mille sisu on umbes selline, et vahepeal on tõusnud elukallidus
ja noh, võib arvata, et sellest volikogu liikme senisest hüvitisest enam ei piisa. Ma võtsin sõna, ütlesin, et kuulge sõbrad, et viimase 8 aasta jooksul, millal see volikogu liikme hüvitis on olnud siis seotud alampalgaga ja see seotus väljendub siin nii, et nagu volikogu liikme hüvitis on siis 0,1 korda alampalka. Ja ette pandi meile lauale eelnõu, et nüüd edaspidi peaks olema 0,2 korda alampalka. See on siis 2 korda tõusu. Et teate, et sellega on niimoodi, viimase 8 aasta jooksul on tõusnud elukallidus. Kui ma õigesti mäletan, ma ütlen peast nüüd tsiteerime praegu, viis oli mingi kuskil 55% viimase 8 aastaga ja alampalk sama ajaga tõusnud nagu 86%, ehk et alampalga kasv on käinud ees, on olnud kiirem kui elukalliduse tõus, mis tähendab seda, et reaalsissetuleku mõttes on see volikogu liikme hüvitis niikuinii suurem kui juba varasemalt. Mingi igasugune põhjus nagu siduda seda kuidagi hinnatõusudega puudub. Ja nüüd äkki ongi kogu selgitus on lihtsalt selline, et lihtsalt meie arvates on see nagu kuidagi ei tule välja enam, on piisav. Ma ütlen, et ausalt öelda võib anda ka sellise hinnagu, et teate on küll piisav, täiesti piisav on. Nii et siin on 2 varianti, tegin ettepaneku jätta samaks, kõrvalkolleeg Eino Vaher tegi ettepaneku täiesti ära kaotada, noh, millega saab ka nõus olla, see võib ka nii olla. Meil on teatavasti konkurss ühele volikogu liikme kohale mingisugune 7-1 vist kohe, eks ju? 7-8. Et aga ei midagi, pandi hääletusele ja ainukene, kes vastu oli EKRE. Ülejäänutest, kas keegi veel vist oli võib-olla opositsioonist? Mälu järgi ütle, aga põhimõtteliselt lihtsalt rulliti teeruvaga üle nagu, noh, see ongi nagu näide, et ei olegi mingisugust reaalset argumentatsiooni seal taga, ongi mingisugune üks lause seletuskirjas, mida võib nagu, mille võib faktiliselt ümber lükata, aga no ei midagi, lihtsalt nagu rullime teega, nagu täiesti nagu teerulliga üle igasugusest kainest argumentatsioonist. Aga see on juhtimisprobleem ja esimene lahendus sellele on valida uusi inimesi, ennekõike EKRE-t, sest me oleme üsna vihased erilased, selles mõttes me oleme korruptsiooni mõttes suhtes vihased erilased, lolluste suhtes, et neid peabki torkima, et me ei lähe sinna ilutsema, me oleme jõulised ja ütleme sõna sekka. Ja mille kohta veel võiks nagu siinkohal ära märkida, et tõesti nagu see üldiselt igasuguste hüvitiste, tasude ja selliste nii välja makstavate kui ka sissenõutavate tasude linnavalitsuse poolt vaadates, siis sidumine alampalgaga on üldse nagu sügavalt põhjendamatu tegelikult. Alampalk on väga konkreetne instrument ikkagi nagu reguleerimaks nagu alampalka saavate inimeste sissetulekut. Mitte ka seda, kui palju peaks nagu linnaelanik maksma oma lapse lasteaias nagu käimise eest. Sisuliselt on lasteaia koht tõusnud seoses alampalga ennakkasvuga sissetulekutega võrreldes Rakvere kõikidele lastevanematele ikka nagu räigelt. Et ja siin ongi see, et milliseid lahendusi meie pakume, et me peame esiteks ka taskukohasema Rakvere tegema. Taskukohasem tähendab näiteks seda, et hoiame sooja hinna kontrolli alla, sest see on inimeste taskule valus, nad peavad sooja eest maksma. Seda linn saab reguleerida, samamoodi igasugused muud tasud hoidma mõistuspärasena, et see on meie abinõu ja kui me tahame homo pealinna asemel ehitada peresõbralikku linna, mis on EKRE põhimõte, siis me peame vaatama, et pered toime tuleks ja kui pered tulevad toime, siis on emadel, isadel tuju parem ja lapsed paremini hoitud. Aarne, kas sina näed, et Rakvere võiks olla Eesti peresõbralikuim linn? Ikka jah, et no meil on ju elukeskkond on ju suurepärane, et aga eilegi ma just kohtusin ühe 5 lapse emaga, no naisterahvas, kes on tulnud Rakvere tagasi elama, ta vahepeal elas eemal teises maakonnas ja ütles, et mida see linn pakub, et laste toetusi, mida üldse huvitavad noored, no meil on endal programmis on laste toetuse tõus, meil on teha võimalikuks kergendada noorte perede mingi elamispindade soetamist
laenude soodustamise seal näol. Ma korraks täpsustan, et me ei kavatse seda tasuta anda, vaid mõte oli see, et noored pered saaksid linnatoel oma osalusi ära maksta laenude osas, mille nad maksavad linnale tagasi. Eks sellega saaks uusi elanikke linna. Just, et ettevõtlust, et noh, ta ütles, et näiteks me räägime ka, et turistidest tehti siin mingi suured visiit Virumaa või mis asi see oli, nagu meil on, keegi pani pusad selga, nagu rohkem mitte midagi sellest kuulda ei ole, et sama oli ettevõtluskeskus, seal on juht vahetunud või vahetuvad pidevalt, et ei ole nagu sellist pidevat ja sihikindlat tööd selle nimel, et oleks siin ettevõtlus, oleks või soodustada, eks ole, noorte perede tulemist, et siiamaani sa pead käima lunima mingisuguse, sama naisterahvas rääkis, et tal on lapsel üks nagu haigus, et saada seda ette nähtud toetust, siis ta peab seal ennast tõestama ja käima ja et väga raske oli nagu kõiki asju saada, et sel vallas, kus ta ennem elas, oli hoopis palju paremini need asjad korraldatud, nii et võrdlusmoment oli olemas ja ta tõsiselt kaalub, et ka minna Rakverest tagasi ära, et noh, nagu ei ole siin vastu võtta seda noort peret ja ma ütlesin, miks et ei tasu ära minna, et me EKRE tuleb võimule, siis me teeme pingutame, me vähemalt pingutame selle nimel ja me tahame, et meist jääks jälg sellega, sest praegu on mindud teist teed, et kui inimesed arvavad, et las need homotrallitajad seal kinos teevad nüüd paar päeva oma tsirkust ja mis seal on, tegelikult päris nii see ei ole, et me panime oma programmiga kirja, et me võtame Rakverelt homopealinna tiitli ära, mida siis homotralliga kogu aeg meile tahetakse vägisi peale tõmmata, aga asi on selles, et sama seltskond käib ringi ja LGTB ühingud kutsuvad noori oma transseanssidele ja ajupesuseanssidele, siis nad käivad Rakvere gümnaasiumi filmifestivalil, hööritavad puusi ja jagavad auhindu, mis on nende arvates kõige veidram ja hullum film. Ühesõnaga, kooliõpikud on paksult seda homotralli täis. Ehk siis nende eesmärk ei ole ainult võtta Isamaa abiga linna raha. Muide, Isamaa toetab neid varsti juba 8 aastat. Et kas Isamaa on konservatiivne partei või ei ole? Et ühes otsas mõni räägib, et nagu oleks, aga Rakveres ma ei tee vahet, kas nad on sotsid, punalipulised või siis konservatiivid. Et EKRE-s ei saaks olla Tauno Tuumbo liige ühte kuudki. Ta küll astus Isamaast välja, aga ta on ikka Isamaa kandidaat. Et ju siis see preestriamet, Viru Praustiamet ei sobinud. Anne Nõgu, Art Hotelli omanik, Art Cafe omanik, ta on üks homotralli, homofestivali rahastaja, mingi vaadakel, tema logod on igal pool. EKRE-s oleks selline inimene heal juhul 5 minutit, eks ole, tere, head aega, eks ole, minge koju, aga kuidas Isamaa seda suudab, et kas teie silmis on see Isamaa kuvandil nagu, kuidas seda üldse aktsepteeritakse, et Isamaa ja sots ja kesk, kõik oleks nagu ühte klompi kokku sulanud? No eks see on selline sinine värv lihtsalt, mis on tõmmatud nagu plaguna üle kogu selle liikumise, eks ole, aga ta ongi täna pigem on selline nagu liikumine, mis tõukub ikkagi sellisest soovist olla võimul, eks ole, ja siis ükskõik mis läheb käiku ka selline ebaefektiivsus. Ma toon ühe väga praktilise näite, et selleks, et säilitada võimu, tehti ju meil siin Rakveres ju mõned aastad tagasi, et säilitada sellist mugavat olemist, mugavat võimupositsiooni, tehti 3. abilinnapea kohta, eks ole, noh selle abilinnapea kulu on kuskil suures piires ühe valmistsükli vältel 4 aastat, no niimoodi umbes suures piires 200 000 eurot. 200 000 euroga ausalt öelda saab hea jupi kuskil nagu mingit teed teha või mingit mänguväljakut teha või nagu nii-öelda praktilist asja, millest oleks nagu inimestel reaalselt kasu. Nüüd on niimoodi, et see raha sisuliselt lihtsalt süüakse ära. Miks on see 3. abilinnapea ametikoht? Noh, 2 põhjusel, eks ole, et üks on see, et meil on siis täna nüüd linnas nagu 4 juhti. Meil on linnapea, 3 abilinnapead. Need on nagu 4 tegevjuhti peaksid olema. Teate, meie siin EKRE-s arvame seda, et asjad peaksid olema oluliselt nagu praktilisemalt korraldatud. Punkt 1, linnapea peaks olema konkreetne tegevjuht ja minu arusaamisel ausalt öelda pigem ikka selliste nagu raskete tahkete alade tegevjuht, nagu sõna otsa mõttes, et ikkagi nagu ehitus ja infrastruktuur ja noh, võib-olla isegi nagu rahandus ikkagi ja kõik asjad nagu peaksid olema sellised nagu tugevad asjad peaksid olema nagu ühe sellise
sama ideaalis võib-olla ühe nagu linnapea käes, eks ole, võib-olla siis saame isegi nagu öelda hakkama ainult ühe abilinnapeaga, kes kantseldaks neid nii-öelda pehmemaid asju. Aga meil on täna siin nagu 3 abilinnapead, et see on igal juhul nagu väga ebaefektiivne skeem ja kõik see ju kühveldatakse Rakvere linna maksumaksja taskust, et mul on küll nagu küsimus, et Rakvere linna elanikud, et mida teil on nagu kaotada sellega, et lihtsalt prooviks kuidagi teistmoodi ka, et lihtsalt, et saate aru, et olete nüüd nagu 30 aastat proovinud. Jah, ega me ei saa öelda, et nagu kõik asjad on halvasti, kindlasti ka viimases valimistsüklis minul on hea meel näha, et on paar teed väga ilusti korda tehtud, kuigi jah, eks seal on ka finesse, võib öelda, et kas see on nagu viimasel praktiliselt tehtud, sellepärast et näiteks jalgrattateed peaksid ikkagi olema rajatud asfaldi pealt, sellepärast et nende nagu kivide või sillutiskivide peal sõita tõka, jalgrattaga tegelikult ta nii päris hea ei ole, eks ole. Nagu ja teine asi on, et muidugi on alati enne valimisi mõni teede ehitus avamine, aga neid võiks teha 2 korda rohkem, kui rahandada mõistlikult ja mitte loopida raha igale poole. Et me räägime, et ikka nagu EKRE-l on hästi praktiline vaade, et mida me tahame, et eelkõige tuleb raha panna selle niimoodi ära kulutada, et see oleks elanikele suurele hulgale elanikele nagu igapäevaseks kasutuseks nagu otseselt tuntav, ehk et kõige klassikalisem asi, suured investeeringud ikkagi teedesse. Suured investeeringud teedesse, mitte nii, et teed on nagu, teede kapitaalehitus oleks midagi sellist, et mida me teeme siis, kui kuskilt jääb midagi raha justkui üle või saame kuskilt mingi fondi raha. Ei, täiesti kavakindel edasi minemine. Siin on meil Rakveres nagu väga palju teha, meil on siin täna nagu kõnniteid vaja teha väga paljudes kohtades. Meil ei ole siiamaani toimivat jalgrattateede võrgustikku, mis oleks eraldatud autoliiklusest ja mille peale me inimestena, lastevanematena julgeksime oma lapsi lubada, et nad saaksid turvaliselt liikuda kooli, trenni ja koduvahet. Tegelikult meil ei ole seda. Et meil on jah, mingisugused üksikud jupikesi on ehitatud, aga see ei ole nagu läbimõeldud kontseptsioon. No mitu asja, mida sa ütlesid, et kui me peaksime koalitsiooni minema ja püüdma sinna värskeid tuuli tuua, siis me igal juhul ei lähe 3 abilinnapeaga edasi. 200 000 kohe kokkuhoidu. Mõelge ise, et kes jäid eelmises voorus rahast ilma, jäid jõulukontserdi rahast, jäid pensionärid ilma või kõik, kes tahtsid minna linna siis orkestrit kuulama. No need on jah, nagu tegelikult nagu sellised pisiasjad, eks ole, aga kui sa nüüd mõtled tõesti, et 200 000 sa saad isegi need pisiasju külvata nagu öelda edasi ja tagasi igate pidi, eks ole, aga räägime veel kord nagu... aga ma lisan sulle, aga sama on selle homofestivaliga, et sinna, see ei ole neile pisiasi, nad peavad 8 aastat seda tegema, see on üks põhjus, miks Isamaa on EKRE tõrjunud järjekindlalt, et saaks selle homofesti raha anda, meie oleme öelnud, et ei anna, eks ole, meil on omad lapsed, meil on pensionärid, meil on kõik, kes vajavad raha, ei te panete, tead mis filmid seal viimati oli, kõige tähtsam film oli animafilm Austraaliast, Kosmose lesbi printsess. Rakvere maksumaksja kinni maksma animafilmi Kosmose lesbi printsess, mida siis paarkümmend oma aktivisti saavad jöllitada seal, kes on ka poolenisti üle Eesti kokku kraabitud. Ja samal ajal Memento, represseeritud organisatsioon ja mõnesajast eurost ilma, vaat see on prioriteetide täielik uttuminek, eks ole. Kui Isamaa ei saa aru, et Memento on meile üks kõige tähtsamaid organisatsioone ja leiab, et Kosmose lesbi printsess vajab raha, no siis on ikka kõik sassi. Minu meelest peab ikka väga kõva revisjoni tegema, kas me oleme eestimeelne linn või aetakse siin mingit hullu asja kogu aeg. Et võib-olla jah, nagu vanematel inimestel, kes on valijad, on nagu raske sellest aru saada, et miks on see oma propaganda siis nagu kahjulik, et mis siis on, et oleme siis kõik head ja sõbralikud inimesed, mis see siis kokkuvõttes, miks see võib-olla on vaja paljudel inimestel nagu ära rääkida, et miks üleüldse on EKRE sellel positsioonil, et kogu see homonduse normaalsusena presenteerimine inimestele on kahjulik asi. No see kõik on ajuvaba, sest kuidas me saime, ütleme, paarkümmend aastat ilma selle jamata, ilma et meid kogu aeg aju pestaks sellega. Aga kõige hullem on ikkagi noortevastane tegevus. Et milline üks lapsevanem muide, kes ütles, et ma varem ei mõelnud midagi kunagi EKRE valimise peale, aga siis, kui mu tütar hakkas rääkima, et ta on poiss, eks ole, siis keegi mulle abi ei pakkunud peale EKRE, kes vähemalt rääkis selle teema ja tõstatas. Aarne, kuidas sul on sellest? Ei, no ma tahtsin vahele öelda, et see Rakvere probleem ainus ei ole, et see on ikkagi üleüldine suundumus, kui me vaatame, mis Eesti Rahva Muuseumi hooaja avapeol tehakse, millisugust pornot, põhimõtteliselt, mida tehti siin vanaasta õhtul televiisoris, näidati. Loobiti lapsi mööda, lapsed vaatavad noored on kõik teleka ees ja siis tuleb mingi Viru teate, ütleb, miks sa mulle tutvustad mitut sugu, et kui tassib oma 6 aastat sinna. Et noh,
see ongi nagu kogu see suundumus ja eile ma käisin teatris, võtsin sealt Müürilehe, see Kultuuriministeerium seda ajalehte rahastab, seal oli kirjas ilusti impressumis ja see sisu oli kõik selle samasesse auku. Mingi 3-4 lehekülge oli lihtsalt mingisugustest transsoolistest pealkiri oli, ma ei hakka tsiteerima isegi seda, üks sõna oli alge vahe nendest 4 sõnalisest pealkirjast, et pildid olid ka vastavad muidugi. Ja seda Kultuuriministeerium, maksumaksja rahaga rahastab kõik. Ehk et me ei saa lasta laste kallale lihtsalt selle väärastunud, see ei ole, ütleme, me ei saa nagu lubada, et normaalsus redefineeritakse. Ja meil vanemate inimestena me võime tõesti öelda, et me oleme immuunsed, et kui keegi meile nagu teeb mingit tralli siin kõrval, me võime seda pealt vaadata, meid see tõesti ei mõjuta. Aga see mõjutab lapsi, et me saame ju kõik sellest aru, et kui kellelegi maast madalast sisendada, et ebanormaalne on normaalne, siis see on kasvatuse küsimus ja mingil hetkel nagu osad inimesed võivad hakata tegema enda suhtes selliseid nagu vaenulikke asju. Ja tehaksegi. Ma ühe Eesti psühholoogi juttu lugesin, soovitan teilgi otsida veebist, kus ta kirjeldaski, et plahvatuslikult on tema juurde tulnud see laste arv ja noorte arv kasvanud, kes arvavad, et neil ei ole enam sooga kõik korras, et nad on teisest soost. Kas saab hullemat asja ette kujutada? Mõelge seda lapsevanema ängi. Lapsed teevad puberteedias igasuguseid tempe, aga need lähevad ju mööda. Aga mõned jälle ei lähe, tuleb ja ütleb, et tere, ma olen nüüd poiss või ma olen tüdruk, mida see lapsevanem tegema peab, et ja jäta järgi ka, eks ole, ja öeldaksegi, et nüüd meie punased propagandistid ütlevad, et aga selge, 15-aastane arvas, anname talle puberteedi blokaatoreid, ta arvas, et ta nüüd poiss, eks ole. Ja hävitavadki inimese tervise, kusjuures Inglismaal ja mujal on selliste asjade tegemine juba keelatud, et on sandistatud hulk inimesi, aga nüüd on keelatud, kahju on sündinud. Võt selliste asjadega nagu Eesti rahva väärikus ja meie nagu noorte laste kaitsmise kohustus, meil on see kohustus, mitte mingi meelelahutus. Igal lapsevanemal on õigus ja kohustus oma lapsi kaitsta ja teiste lapsi. Ja see algab nüüd ikkagi tegelikult omavalitsusest lõpuks peale, et meie tegelikult, kui meil on tahet, me saame otsustada, mida siin õpetatakse. Jah, eksisteerivad riiklikud kavad, aga ausalt öeldes ühiskond koosneb inimestest. Ja kui me ikkagi nagu tahtlikult ei lase ebanormaalsusel siin nagu täielikku võimust võtta, eks ole. Me oleme lõpuks siin koolipidajad, me oleme nagu eelkooli hariduse pidajad, asutuste pidajad. Aga teate, kui Isamaas on tõesti niimoodi selline kognitiivne dissonants, et justkui konservatiivsus ja rahvuslikkus ja kõik need asjad käivad rõõmsalt käsi käes kogu selle oma tralliga. Minu jaoks on see kognitiivne dissonants, et ma ei saa ka siiamaani aru sellest, et kuidas on võimalik ühitada nagu kristlikud kirikut ja moslemite tervitamist, eks ole, et siin nagu moslemi pagulaste tervitamist ja ütleme siis niimoodi, et ma peaksin parandama, kristlikus kirikus samaaegselt homode ja siis selle moslemi pagulaste nagu EKRE kolmainu preester Toompuu tegeleb. Et nende tervitamist ja neid nii-öelda ühte punti sidumist, eks ole. Kuidas see nagu pikas plaanis kokku mängib? Et ka inimesed, et kas te nagu kainelt mõtlete ja saate aru, et need asjad kokku õli ja vesi ei käi kokku. Seal on ju konflikt sisse programmeeritud. See käi nii. Ja see ongi nüüd, et tuleme siis tagasi nüüd, ja see on kõik nagu Isamaa tiiva all, eks ole. Nüüd tulebki aru saada, et see Isamaa ongi tegelikult selline nagu selline sinine kattevari, kus sulle tegelikult müüakse nii-öelda meeldivas pakendis asja, mille tulemuses sa tegelikult või omadustes sa tegelikult absoluutselt kindel ei olla, sa saad sealt jumal teab mida. Pakend on kõik üks sinine, aga sa võid sealt saada väga erinevat asja lõpuks. Sa võid saada endal nagu tervise ära rikkumise, sellega me teame, et paljud on tuulikutega väga sõbrad, eks ole, tuuliku liikumisega. Ja mina usun väga sügavalt, et see rikub tervist ja ma ei räägi ka lihtsalt, et ma lihtsalt usun seda et mul on nagu praktilised empiirilised kogemused, minu hea kooliõde, kes omab suvilat seal Tootsi-Sopi tuulepargis, alates sellest ajast, kui see Tootsi-Sopi tuulepark käivitati, tema ütleb, et tema on oma suvilast ilma, tema seal käia enam ei saa, juhul kui ta sinna läheb, tõuseb ta hommikul üles, et tal on pohmell, selline tunne, et nagu ei oleks mingi 3 päeva üldse maganudki, et see konkreetselt lõhub tervist, et inimesed, et see on nagu nende valimiste üks põhilisi teema, et saage nagu tõesti aru,
et see on nagu väga selgelt eristuv nagu valimine kõikidest nendest, mis on varem olnud ja mis ilmselt järele tulevad. Kui te lasete head Väike-Maarja elanikud, head Vinni elanikud, lasete need tuulepargi mürgeldajad endale nagu tagahoovidesse toimetama, noh, tuleb risk, siis on tervislöögi all. Ei ole välistatud, et jääte oma tervisest ilma ja see mõju on ikkagi nagu kilomeetreid, see ei ole niimoodi, et minust on see mingisugune 2 kilti kaugel, see mind ei puuduta, hei, see puudutab teid, on ju, nagu tulge nagu tõesti nüüd nagu. Üks väga aktiivne kirjutaja Facebookis, Toomas Toimeta, kes elab, tema nimi on Toomas Toimeta, võite tema lehelt lugeda, kes elab 7 kilomeetrit Sopi-Tootsi tuulepargist. Ta peab päevikut, tal on pidevad peavalud tervel perele ja häired, samad nagu pohmell. Nii et soovintan kõigil, kes on selle teema vastu huvi, kellel on huvi, vaadake YouTube'ist tuuleenergia pohmell 1 ja 2. Seal need samad Sopi-Tootsi inimesed räägivad ja arvestage, et Rakvere jääb ainult 5 kilomeetri kaugusele Hulja tuulepargist ja umbes 7, 8, 10 kilomeetrit Haljala tuulepargist, nii et need tervisehädade teemad võivad jõuda täpselt iga Rakvere elanikuni. Ja muide ongi üks paradoks, et ega siis infrahelilained ei haju samamoodi nagu mõned teised lained, nad võimenduvad hoonetes, see on see paradoks. Aga sellest me oleme üsna palju rääkinud ja räägime veel, nii et igal juhul puudutasime seda ka, et Rakvere ei pääse. Ma tahtsin seda lihtsalt veel mainida, et Kliimaministeeriumi alles asja ise ka tunnistas, ta tegi toetus mingisugustele analüüsidele ja ütles, et jah, et müra on küll see, mis on nagu häiriv või mida on siis nagu tuvastatud, aga samas ütles, müra see ei ole tervist kahjustada. Ja siis ise tunnistasid, ma olin seal samas kohal, kus nad ütlesid, et isegi mürauuringuid on väga vähe tehtud tuulikute osas ja ärge unustage, need ei ole need 100 meetrised, mis on kuskil, või 75 meetrit, mis on Virtsus, nad on 300 meetrised, Tallinna teletorni kõrgused, head inimesed ei kujutagi ette, mis meid üldse ootab. Terve maakond rikutakse ära, enam ei ole kohta, kus ei ole sellist õudust väljas, et mida siis rääkida loodusest enam või karuvaatluspunktidest, kui kõik reostatakse ära, mil inimesed loobuvad oma turismiettevõtlusest Vinni vallas, kus vaadeldaksegi karusid, siis seal pole midagi vaadata enam. Neil on varsti 40 tuulikut seal Tudu piirkonnas. Aga ma lähen korra siis Rakvere teema juurde tagasi, nagu öeldud, et minu meelest on ka see jahmatav, et Rakvere vaikne kena ja sõbralik linn, tema on siis Eesti kokaiini pealinn. Siin tarvitatakse kõige rohkem kokaiini, 2 korda rohkem kui Tartus, kus on iseenesest palju noori inimesi. Et see ju ei ole ka normaalne. Ma käisin isegi kohaliku politsei ülemaga kohtumas, väljendasin talle seda muret ja küsisin, kuidas saab siis linn ja politsei koos võidelda selle vastu. Et head inimesed, kas see ei ole mööda laskmine? Me täna just oli uudis, kus politsei võttis ühe kohaliku diileri kinni 24-aastase, nii et meie lärmist on kasu olnud, mis me oleme üles tõstud ka volikogus, kui politsei esindaja käis rääkimas, nii et õnnestus siis üks tabada, aga see on... No tubli, aga neid peaks tabama kogu aeg, sest me oleme ikkagi maakonna Eesti number 1 ja see ei ole normaalne. Küsimus ongi, et miks või kuidas see siin on, et miks meie just on ju, et siin peavad olema mingid juurpõhjused, kas inimestel on iga või ei ole midagi teha või on liiga palju raha, mis ei ole usutav, kuna Rakvere on keskmiselt või Lääne-Virumaal üldse keskmiselt vaiksemate sissetulekutega koht, et siin on nagu mingid probleemid või siis ei tegeleta selle probleemi. Ja üks väga suur koht, kus Rakvere linnavõim tegelikult peaks oluliselt rohkem ennast kokku võtma ja elanike ees seisma, on tegelikult sooja hind. Et see on ka meie programmist taskukohane Rakvere. Igal juhul. Asi on selles, et soe on Rakveres, no ütleme, nagu 10% kallim kui sarnase suurusega teistes omavalitsustes, isegi kes kütavad samamoodi seal nagu põhiliselt nagu hakke pealt. Aga kõige suurem vahe oli kusjuures Valgaga, eks ole, see oli lausa mingi, ma tean, üle 40% vist, et see on nagu väga suur ja minu arust sellele ei osututa piisavalt tähelepanu ja Konkurentsiamet siinkohal tegelikult kuidagi tundub niimoodi, et see ei ole kuidagi tema fookus ei ole nagu selle Rakvere sooja hinnal, eks ole, siis tegelikult nagu meie ise peaksime olema siin volikogus. No aga me teemegi, see ei ole normaalne. Ma tegin sama võrdluse ja vaatasin Paidet ja kõiki. Me oleme peaaegu et kõige kehvemas seisus. Et meil võiks olla nagu 10 eurosid odavam see megavati hind, et see on tegelikult nagu päris jube selline nagu raha, mis Rakvere elanike taskust välja voolab.
aga üks on selge, et see kokaiini asi on sama teema, sama asi, mida me rääkisime selle homovärgi kohta, et see lööb noorte pihta. Iseenesest kokaiini tarvitajad on keskmiselt jõukamad, aga kuskilt see saab alguse. Järelikult me peame nagu uimasti ennetusega, alkoholi ennetusega, kõigega tegelema varakult koolides ja kõikidel tasemetel. Me ei saa oma noorsugu jälle kahjustada mitte midagi tegemisega. Ja muidugi üks klassikaline teema, kuulge sõbrad, kas EKRE, ma küsin teilt retoorilisi küsimusi, kas EKRE on võimeline bussijaama juures korda lööma nii, et joodikute jalad ei paista igast lilleklumbist? No see võiks olla iga enesest lugupidava omavalitsuse normaalne endale võetud ülesanne tõesti, et viisakad inimesed saaksid ikkagi viisakas keskkonnas ilma komplikatsioonideta liikuda ja omi asju ajada. Et siinkohal tuleb tunnustada veel kunagist linnapead Marko Tormi, kes majakese ehitas nende majakese linna serva ja ma olen täiesti seda poolt ja ma omal ajal ka vist natukene võib-olla Markot innustasin sellel teemal, et siin tegelikult tuleb luua nagu tõmme ja tõuge samaaegselt, ehk et ilmselgelt tuleb viia see sõnum kohale nendele inimestele, kes seal teisi häirivad. Me tegime jälle opositsioonina tööd ja surusime, et see on lubamatu, et see selline nagu laos valitseb. See on nagu tegelikult ükskõik milline võõras tuleb siia bussijaamas, see on üle linna visiitkaart. Kui seal paistavad mörisevad joodikute kambad, siis see on ju piinlik ja häbiväärne. Et tegelikult me panime programmi kirja, et me võtamegi linna korrakaitseametniku tööle ja kes käib ja kupatab nad sealt minema. Et palju see siis ikka maksab, et ehitame kallid promenaade ja lõpuks paistavad ainult mingisugused varbad sealt lilleklumbist. Ei ole normaalne. Ei no see on, linnaplaneering on üldse tagurpidi siin Rakveres, et joodikud aelavad keset linna, kuigi neil on putka seal metsa ääres. Ja siis korralikud inimesed suunatakse kultuurikeskusesse, mis kannab Põhjakeskuse nime, eks, et need on linna servas, Rakvere vallas. Siis on meil mitu platsi, kus juures seal see, nüüd väga naljakas oli veel see, et see, kui Pärt jalgrattaga sõitis siin Keskväljakul kunagi, siis nüüd tehti sinna klaveriväljak ja siis seal ratturid löödi laiali, et ei tohi seal poisid sõita ja igane kamma ja ei saagi aru, kus see linn nagu on siis täpselt, et kus see kesklinn on või kus see äärelinn on või kus need joodikud on või kus need lapsed on, et kõik on nagu pilla-palla ja see on kõik see, et ei ole nagu selle ühtset nagu nägemust või visiooni ja meie jällegi, et see sama Keskväljak, et see tulekski olema panna just nimelt. Meil on ka ju see endal mõtted ja kunagi see kultuurikuup läks allaveet tänu röfidele, aga nüüd oleks aeg jälle uuesti hakata vaatama, et meil on muidugi see Pärdi maja, sinna küll terve orkester seda Pärdi kreedot ei mahu mängima, aga mis siin ikka paned terve koosseisus kõik need 10 inimesed, kes seda klassikamuusikat kuulavad, mahud ära ka, et ei ole hullu. Aga nii ta on, et kuidagi on nagu valest otsast kõik. Martti, sina oled ka väga selle poolt ja me oleme kõik selle programmi saanud, et Keskväljak, millega on ju ikkagi aastaid vaeva nähtud, kunagi oli see teretulnud, et uuendati, aga tegelikult on ajast ja arust, et see kurikuulus mullavall vajab tõesti buldooserit, et ja siis nüüd on seal ka veel malts, eks ole, ja pange tähele, ühtegi Eesti lippu ka seal ei lehvi, et võiks ikkagi sinimustvalge ka kuskil linna peal näha olla, ainult Ukraina lipp ja siis on need siis probleemid Rakvere linnaarhitektuuriga võtavad kokku tegelikult paar sellist sümbolobjekti. Üks nendest on see Vares, see bussipeatus, mis on kohe linnavalitsuse vastas üle tee, ehk et selle nagu Keskväljaku peal. See on oma vormilt niivõrd agressiivne ja tegelikult Liinetuga. Ja ta ei kanna ka funktsiooni, eks ole, ega kui seal tuul ja sademed sul ikkagi nagu külje pealt tulevad, et ega ta varju ju ei anna, aga ta on nagu vormilt agressiivne ja tegelikult selline agressiivsus kirjeldabki väga hästi aru, et miks inimesed võib-olla nagu ei taha sellel väljakul käia, et seal on nagu kõle, seal on veidi nagu agressiivsed teravnurgad, seal ei ole nagu midagi teha, eks ole, ta on selline kalde peal veel olev ka asi ja nii, et kui me käime kuskil nagu Euroopas normaalsetes linnades ringi, siis me näeme, et punkt 1, väljakud on sama tasapinnalised, ta on horisontaalsel pinnal. Ei ole mingid suuri auke seal kuhu. Mulla unnikuid. Nii, siis on seal seal on ikkagi pingid, seal on haljastus, seal on midagi teha, aga meil oleks nagu mingisuguste, ma ei tea, mis põhimõtete järgi see väljak tehtud, lihtsalt sellepärast, et saada võib-olla linnukene oma CV-sse kirja, et me tegime nagu ägeda asja, eks. Aga see äge asi ei teeni inimesi, veel kord.
meil ei ole vaja sellist linnajuhtimist, kus me taotleme meelega nagu pea peal seismist, ei, meil peaksid olema normaalsed, läbi töötatud, läbi proovitud lahendused, nii nagu need töötavad igal pool maailmas. Ja ma ütlesin 2 näidet ja teine näide on see uus Pärdi plats, punkt 1, riigigümnaasium seljaga selle uue väljaku poole ja need 3 junni seal, need silindrid. Mingid ventilatsioonid. Jah, tehnoloogilised sellised tünnid. Noh, arusaadav, õhk on vaja kuskile liigutada või nii, aga kuulge, need saab panna kuhugi mujale. Mitte need ei pea asuma, eks ole, nii-öelda ühe kõige tähtsama platsi peal. Ja, no, kui... See on ka, et seal kunagi oli ju, meil olime ka vastu sellele, et see maja üldse sinna, see koolimaja sinna tuleks, et oleks läinud sinna poole, kus venelaste see obelisk oli ja oleks saanud platsi suuremaks, oleks mahtunud need tüünid ka kuhugi peitu ja nüüd ta on seal kõik kägistavad. Ehk et maailm peegeldub veetilgas. Kui Rakveres kujutage ette, ühe kõige tähtsama objekti rajamisel saab selline asi läbi minna. Et nagu meil on nagu sadu kohtumisi, kus nagu kõiki need asju planeeritakse ja meil on nagu kõrgelt makstud ja need projektid ei ole odavad, need on ju miljoneid, 10 miljoneid, mida on sinna laotud ja lõpptulemuse me näeme seda, et mingid tunnid asuvad sul keset väljakut ja suur hoone on asetatud keset, on nagu seljaga selle väljaku peale ja üleüldse see väljak ei ole ka mingi normaalse kujuga, vaid see on mingisugune osalt jällegi kuskilt teravnurgad, mingid nurgad on ära lõigutud, kvartalite rütm on ära rikutud. Need on nagu kõiki normaalsed linnaehituslikke sellised kaanoneid on rikutud, mis tähendab seda, et sõbrakesed, meil ei ole vaja sellist linna, mis on nagu pea peal. Meil on vaja sellist linna, kus inimestel oleks mõnus elada. Aga selleks tuleb klassikalisi reegleid räägida, mitte pulli teha. Tüüpiline see jalratturite see pump track, nagu nimetatakse. Aga mina, kui lubate, ma lisaks siia meie lubaduste hulka veel ühe lubaduse, et esimene asi, kui me saame võimule, viime selle turuplatsi metallist musta varese otse sinna Kuusankoskisse ja selle raha eest saame midagi. Aga Isamaa võib-olla ei luba ja kui me peaks nendega juhtumisi koalitsiooni sattuma, siis nad oma varesest hoiavad kõvasti kinni või suudame me läbi suruda uue arhitektuuri konkursi keskväljaku jaoks, mis meil on programmis. Peaks ju tegema. No see oleks absoluutselt normaalne asi, et me tõesti teeme uue konkursi ja leiame sellele väljakule uue lahenduse. Aga ma tahaks rõhutada nende kriitiliste märkuste juures ka seda, et EKRE on ikkagi vaatamata opositsioonis olekule suutnud päris palju saavutada ka, sest tegelikult Pärdi maja ees seisime me nagu lõvid Riigikogus. Et tubli muidugi, et oli projekt valmis tehtud, kiitus nendele linnavalitsustele, kes on sellega tegelenud, aga raha tuli ikkagi välja võidelda Riigikogu kultuurikomisjonis, et Pärdi maja saaks kõrged punktid ja no ma suutsin terve EKRE fraktsiooni meie taha rääkida, nii et raha ei liiguks ainult Tallinnasse ja Tartusse, et see oli oluline, et tuleks Rakvere sellise sümbolhoone jaoks, et oleme suutnud oma panuse anda, isegi opositsioonis olles väga olulisi asju selle kaudu teinud ja kahju jah, et me ei suutnud seda väljaku väiksemaks ehitamist ära hoida, sest see oli meil suur võitlus, et siis ta oleks päris täiuslik juba olnud, et Kotli väljak missugune, aga ma tahtsin veel ühe sellise propaganda loosungi ära parandada, et kuskil on mõned konkurendid öelnud, et EKRE on Krossi keskuse vastu, tsentrumi keskuse vastu. No see on vale, mis vale. Me oleme üksmeelselt selle poolt olnud ja kogu aeg. Oleme küll mõned olulised küsimused küsinud, et kas siit ja sealt saaks paremini, aga tuleb ta siis konkursiga või nüüd siis, kui ministeerium ütles, et saab ka ilma konkursita, oluline, et see tuvila täis ehitataks, meil ei ole midagi selle vastu, nii et ärgu bluffigu, me oleme alati nagu ka meie fraktsioon väljendas seda väga selgelt, et me oleme selle poolt. Kusjuures Kross on ise tunnistanud, jah, ma teen selle ära muidugi, nii et see bluff, et oi, nüüd jääb ära, lükkan selle kategooriliselt ümber. Mitte ühtegi hääletust volikogus ei olnud, kus oleks olnud nagu ei. Et selles mõttes on see väide, nagu, mida me loeme siin ühe abilinnapea voldikust, et mis jääb kõipima või mis ei meeldi. Et öelda, et opositsiooni või seal oli öeldud, et EKRE ja sotside tegevuse tulemusena venis see asi. No okei, mida see nagu praktiliselt tähendab, et kas EKRE oleks saanud, kas EKRE on ühegi hääletuse või EKRE või sotsid on ühegi hääletuse ära rikkunud, mis seda kõrghoone raamis puudutas. Ei ole. Absoluutselt kõik hääletused on läinud volikogus ludinal läbi, nii et öelda seda, et siin on keegi midagi pidurdanud, noh, sõna selge vale, sellepärast, et
sellest ei ole mitte midagi ju muutunud, koalitsiooni hääled on alati absurdne on eeldada, et jah, meie saaksime nagu vastu hääletada, kui meil ei ole nii palju hääli koos, eks ole. See on nagu Siilile ka selge. Ei pea nagu isegi matemaatikatunnis käima. Aga mis puudutab seda konkurssi või üldse seda viivitut, siis just nimelt see lugupeetud suur ärimees on ju ise tunnistanud mustvalgelt ajalehes, et ta on tänulik, et see venis isegi, nüüd ta saab veel parema ja see oligi meie eesmärk, et veel parem tuleks linnapilti asi, mis oleks olnud võib-olla toores, kuid seal juures ma ikkagi seda asja nagu ei vähem tähtsustaks või seda momenti, et tegelikult pigem on need arendajad ise omavahel seal nagu kahe vahel ja kõhklustes, et kuidas ja mis tuleb. Et see nüüd lükata nagu meie peale on täiesti absurdne ja nonsense. Ja seda paraku ei toeta ükski fakt, sest nagu sa, Martti, ütlesid, olime me põhimõtteliselt selle arenduse poolt. Ja see, et sotsid esitasid